feeling guilty for it. Didn't wanna leave. I got caught up in the forest, hanging with the trees. Realized I'm less important than I thought I'd be. I'm not telling you for any certain reason, but ma vist väga palju ei pea seletama, mis praegu toimub. Teadsid, et see juhtub nagunii ju. Iga päev tõmbad seal jope selga ja küürid autod lumest puhtaks ja aitab ükskord sellest. Nagu juba aru saada, me läheme koos Elisega Austraaliasse jälle teiseks aastaks, minu jaoks teine aasta. Elise jaoks on esimene aasta. No nii, praegu me oleme siis Helsingis, see on meie esimene peatus. Lendasime väikse purilennukiga siia, 20-mindine lend ja järgmine lend on meil umbes 2 tunni pärast, mis on siis Qatar Airwaysiga ja lendame Dohasse. Kes ei tea, siis Doha ongi Qatari pealinn ja lahe, rikas, cool naftariik. Ja meil on 14 tundi aega seal põhimõtteliselt passida, nii et idee poolest me peaksime saama ka linna minna ja kui hästi läheb, siis saame võtta mingi safari kõrbe, mingi tripi või midagi taolist. Nii et thumbs up for that. Ja siis sealt edasi 14 tunni lend Melbourne'is vaatame, 2-3 päeva võib-olla oleme ja siis ilmselt lendame edasi Brisbane'i. Et see on praegune plaan. City's on fire, but it's beautiful. Revolution. City's on fire, won't you burn it up? Revolution. City's on fire, but it's beautiful. Ja tere tulemast Qatari. Oleme kuskil kõrbes omadega ja põhimõtteliselt me tegema hakkame. Minu taga on see jõhker Monster buss. Me lähme selle bussiga liivavallide ja kõige muu peale tripima. Pole kunagi varem kõrbest käinud ja praegu on siin 20 umbes kraadi sooja. Praegu on talv ehk siis siuke rahulik temperatuur, et kannatab nagu ära ka. Aga kui on suvi, siis siin on mingi 50-60 kraadi ja nii edasi. Alguses me mõtlesime, et võtame selle nagu SUV, vaata, 4-peoline siuke, põhimõtteliselt nagu see minu taga on. Et võtame siukse auto, et lähme sellega. Ja see oli umbes 300 € 2 inimesele. Ja siis nagu vaatasime, et sellisega on ka võimalik, et seal on ka rohkem inimesi. Aga mis siis vaata, et see on odavam. Ja 2 inimese peale maksime 114 €. Ja me saame sõita täieliku Monster truck buss. Reaalselt rattad on suuremad kui mina, peaaegu. Väga ulme. Pole siukest masinat varem näinudki. Me läheme nendega kohe kihutama. Väga hull. Mida vekki. Thank you. What is this? Tea, thank you. Saime just teed ka. Väga tore. Väga kuum. Väga hea. Really nice. Started a revolution. Oh, beautiful. It is. City's on fire, but it's beautiful. Revolution. City's on fire, won't you burn it up? Revolution. City's on fire, but it's beautiful. Revolution. On või? Aga istud nende peal. Väike olukordade uuendus siis, et meil on hetkel kuskil 8 tundi lennuni aega. Veedame siis rahulikult Elisega seda aega ratsutades kaameliga. Just tulime siis bussisõidult, mis oleks võinud olla natukene energilisem selles suhtes, et nagu kiiremalt oleks võinud sõita. Aga sellega poolest oli väga lahe ja saime laheda pilte. No nii, põhimõtteliselt oleme siis praegu Dohas ja meil on veel 2 tundi aega järgmise lennuni, mis on siis otse 14-tunnine lend Melbourne'i. Ja
linna kohta oskan nii palju öelda, et tundub, et see on siuke linn, kus põhi nii-öelda linnakvartalis, mis on see kõrgete hoonete sektor, et seal on siis nagu siukeste edukate ja rikaste inimeste rajoon ja siis järsku nagu mingist hetkest tuleb nagu pumm, kus on järsku üli nagu vaesed ja üli siuke geto, kus ringi kõndides kõik vaatavad sulle üliimelikult otsa ja kus ei tunne ennast nagu väga ohutult. Presidendil on siin mingi ülim võim, et kõik nagu ülistavad teda, kõik autod on kleebitud mingi presidendi pea logodega, kleepsudega, mis iganes, maja seintel, akendel, klaasidel, nii edasi, igal pool on see presidendi siuke ülistus. Pluss tal on oma mingisugused raamatukogud ehitatud, oma lennuväli, et kui mõnel presidendil on siin mitte ainult väli, vaid jaam. Oma lennuk, siis temal on oma lennujaam nagu täiesti eraldi. This one the president airport. Ja kuna 2020 on siin ka olümpiad olemas, siis jõhkrad ehitused käivad selle jaoks, ehitatakse mitu staadionid, mitu kiirteed, ringteed, kõik asjad nagu, kõik käib nagu selle nimel praegu, et need saaksid nagu valmis. Põhimõtteliselt ongi lihtsalt 10 kilomeetrid järjest sõidad nagu kõrbe poole ja järjest ehitusprojektid käivad, et 10 aasta pärast ilmselt seda linna ja kõik ei tunne äragi. On jõhker lihtsalt. Aga jah, järgmine peatus Melbourne. Suburban's music, how they get to somewhere heaven, how high the moon. There is a moon above and up, each bound away to till it comes true that you love me as I love you. Suburban's music, each where you are. Somewhere heaven, how real, how far. The darkest night will shine if it come to me soon. But there you were, house in my heart, how high the man. Yeah. Sorry mate, sorry. Tundub, et longboard jäi ellu. Mul on väga hea meel selle üle. Mu longboard jäi ellu, Elis. Annan jah. Davai, let's go. Austraalia, baby. We here. Täiesti teine õhke. Jaa, on ja Kalvin ja need ütlesid kõik sama, et õhk on täiesti teistsugune. No nii, esimene päev jälle Melbourne'is ja me ei leidnud endale täna Airbnb ega mitte millegi kaudu kohta, mis oleks normaalse hinnaga, sest praegu mingid üritused, asjad kõik siin igal pool ja kõik kohad on haigelt ülehinnatud, mida on muidugi teadnud. Ja kõik backpackeri hostelid olid täis, kõik hostelid vaatasin läbi, reaalselt. Ja võtsin siis ühendust viimasel hetkel Couchsurfingu hostiga, kes oli mul esimesel aastal, kes hostis mind mingi nädal aega siin. Ja põhimõtteliselt ta oli nõus hostima meid, ta praegu muidugi kolib, sellepärast on tema korter ka siuke hullumaja. Ja põhimõtteliselt tõi meid siia, et me saame siin ööbida, paneme madratsi püsti ja homme siis peab uuesti vaatama, et mis me homme teeme ja. No nii, nüüd me oleme minema liikumas siit. Ja me leidsime endale elukoha ka selles suhtes, põhimõtteliselt. See pole nagu tegelikult elukoht, kuhu me jääme, vaid mingi paariks päevaks ilmselt. Vaata, võib-olla jääme natuke kauemaks ka, aga põhimõtteliselt me läheme Adriani juurde nüüd. Ta jõuab kohe kell 11 Port Philippilt tagasi, ta praegu läks tüdrukuga mingeid pingviine ja midagi sükest vaatama. Asjad on ära pakitud, kõik ilusti siin. Tuba on enam sükka nagu enne oli, Elis lebotab seal. No nii, jõudsime Adriani juurde, 3. korrus, lähen sisse. Yo, what's up, man? I'm good. Brother, good to see you again. Good to see you, man. Welcome. This is Ellis, meet my girlfriend. Nice to meet you. Welcome. You're vlogging, mate. Man, I couldn't reach my camera, man, so I took my phone. You don't have a camera? It's in my bag, but This is Maggie. too much of a hassle.
Alright guys, so Gear has finally made it here to Australia. He made it safely. He's going to be staying here for a while. Now, I'm going to make sure Gear will be, you know, I'm going to keep him up to date and make sure he's actually filming more vlogs for you guys. So he's going to be staying with me. So him and his girlfriend Ellis is going to be staying with me for a little while. And, you know, before they settle down and everything like that. And, you know, we have some people hiding behind here. Yeah, we have Maggie here. Alice here. Say hello. Hello. And Gear is hiding behind the camera. So They are the girlfriends. they are the girlfriends. So yeah, we're gonna end Gear's vlog right now. So hopefully you enjoyed the footage. He just showed me some of the clips. They were really nice. So hopefully you guys enjoyed that. And you guys will see Gear real soon.